kevad möödus suvi, varsti käes on jõuluaeg. Sügis seegi kaunis oli mälestustes, alles jääb. Nii veereb aeg kiire, saabumas on jõulukuu, ohkusepuu. Peagi jõuludki on möödas ja kätte jõudmas aasta uus. Mida meile ta on toomas, on veel mõistatuus. Nii veereb aeg kiire. Tere vaatama saate liibrid, mis võiksid kõneleda 14. osa. Tänases saates räägime Riigikogu Haapsalu raudtee toetusgrupi liikmete Lauri Luige ja Enn Eesmaga ning pikemalt räägib raudtee ehituse hetkeseisust aktsiaseltsi Lääneraudtee juhataja Rein Riisalu. Ja meil on vestluskaaslaseks Riigikogu Haapsalu raudtee toetusgrupi juht Lauri Luige. Kui Riigikogu raudtee toetusgrupp koosneb juba lausa 51 Riigikogu liikmest, siis võiks nagu naiivselt arvata, et tööd peaksid juba täie vongiga käima, raudtee kasvab iga päevaga kilomeeter maad Haapsalu poole, aga tegelikult see nii ei ole. Tegelikult taastavad Haapsalu raudteed üldse eraettevõtjad ja Riigikogu saab siin ainult toetada. Kuidas see süsteem nüüd on, et mismoodi Riigikogu saab toetada? Ega ometi ei ole ju nii, et lihtsalt otsustate, et tahate raha ja siis raha muidu tuleb. Jah, et tegelikult on praegu toetusrühmas 53 liiget juba. Et 20 nendest on koalitsioonisaadikud ja ülejäänud on siis opositsioonisaadikud. Et ma kutsusin selle toetusrühma kokku tegelikult mitmel põhjusel. Üks väike põhjus oli see, et saada tagasisidet, kui palju Riigikogu liikmete hulgas üldse on selle projekti toetajaid. Et näha, kui tõsiselt Riigikogu liikmed sellesse mõttesse suhtuvad. Ja nagu välja on tulnud väga tõsiselt. Ja teine pool, mis on muidugi sisulisem pool, miks see toetusrühm sai moodustatud, on see, et on selline tava, et parlamendi juurde on võimalik teha saadikute ühendusi, mis siis toetavad mingisugust initsiatiivi seadusandlikul tasandil. On selleks siis kas moraalne tugi, kas konkreetne finantsiline tugi läbi eelarveotsuste või mis iganes veel. Et see tegelikult oli peamine põhjus, miks see toetusrühm sai moodustatud. Aga kui nüüd sellest protsessist rääkida, siis me oleme läinud nõnda loogilist teed pidi, nagu iga asjaga, mida tahetakse riigis ära teha, minema peaks, on see, et minna seda teed pidi, kus on kõigepealt vastav kompetents, ehk et siis antud juhul Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu. Et oleme läbirääkimiste faasis täna ministeeriumiga, oleme omalt poolt kõik analüüsid ja numbrid neile esitanud. Täna nad need numbreid vaatavad läbi, on üksjagu detaile, mis tuleb omavahel kokku leppida veel, et selle asjaga edasi minna, aga minu hinnangul me oleme täna täitsa positiivses seisus, et kindlasti püssi põõsasse visata ei saa. Ja ütleme, juhul, kui tõesti peaks tekkima mingid komplikatsioone suhtluses ministeeriumiga edaspidi, mingite detailide osas, kus teatavasti saatan peitub,
siis alati saab kasutada seda parlamendi toetusrühma kui nõnda tagauksena või varu väljapääsuna või sissepääsuna, kuidas tahame võtta, eks. Võib öelda siis, et nagu parlament avaldab, parlamendil on see õigus, et avaldab siis survet valitsusele, kust kaudu ministeeriumile. Fakt on tegelikult ju see, et Riigikogu annab suuniseid valitsusele, eks, et ja ministeeriumite täidesaatvale võimule, et nii see käib, aga olles ise poliitikas pikka aega olnud ja teades, kuidas süsteemid toimivad, siis kõige loogilisem alustada täitevvõimu juurest, vastava kompetentsi juurest, esitada nendele andmed, vaadata, mis nad nendest andmetest arvavad, kaasata nende know-how'd ja seeläbi siis minna protsessiga edasi, eks. Aga fakt on see, et kui asi jõuab ükskord nii kaugele, et on tarvis hakata riigieelarvest eraldisi tegema, siis loomulikult see pall on Riigikogu käes, eks. Et see on siis see moment, kui Riigikogu Haapsalu raudtee toetusrühm tuleb mängu ja liikmed saavad siis selgelt väljendada oma arvamust. Aga selle ajal on vist veel aega. Et nagu erainitsiatiiv peab panema ikkagi rööpad maha ja siis... No täna on see tööplaan meil selline, et ma ise osalen ka üsna aktiivselt selle aktsiaseltsi Lääne raudteed nõukogu tegemistes, küll külalisena, ma seal nõukogu liige ei ole, aga plaan on see, et mis on väga positiivne, et eraettevõtjad on selle initsiatiivi enda kätte võtnud, näitamaks, et tõeline huvi seda teha on olemas ja seetõttu on see projekt täna veel jagatud nõnda 8 etapiks. Et esimene on siis Riisipere-Turba lõigu tegemine, mis peaks olema siis nõnda referentsprojekt, mis näitab ära, et kui palju tänases seisus raudtee ehitamine maksab, kuidas see toimima hakkab, kuidas seal reisijate arv kujuneb ja nii edasi, et kas need numbrid, mida me täna oleme prognoosinud, on adekvaatsed või on seal vaja mingeid kohendusi teha. Ja siis teine etapp oleks juba selle nõnda referentsi baasil siis ehitada Turba Haapsalu lõik lõpuni. Et ma arvan, et see selles mõttes on tark samm, et kuna see otsus ei ole lihtne, see on väga põhimõtteline ja suur rahaline kohustus tegelikult riigi jaoks perspektiiviseks, et siis seda samm-sammult teha tundub tänases seisus tark ja kui eraettevõtjad on seda meelt, et seda võiks koos teha, miks mitte. Kui peaks olema ka see kõige halvem variant, et jõuda jätkub Turbani, siis ilmselt oleks vist ka parem variant kui praegu, sest et Turba on ikka tunduvalt suurem asula kui Riisipere tundub. Ja sealt oleks nagu reisijaid küll. Aga ma küsiks sellist asja, et Soomes-Rootsis on tegelikult inimasutus tunduvalt rõvedam kui Eestis, ütleme niimoodi siin suuremates mastaapides, et suured linnad on seal muidugi palju suuremad kui Eesti väiksed linnad, aga seal on siiski rongiühendus on täiesti tihe. Et kui nüüd võtta, et Läänemaalt käib iga päev Tallinnasse tööle 1000 inimest, siis ilmselt vist reisijate puudust ei oleks karta, et kui endal oma rongi paneb, siis selle vastu valminud raudtee peale tööle. Ja see on üks argument on, mida me oleme kasutanud ka selle projekti vedamisel, et tõepoolest iga päev käib suur hulk inimesi Tallinnasse tööle ja tagasi. Lisaks on loomulikult ka Eesti siseturism see, mis tegelikult võiks seda rongiliiklust toita, pluss ka välisturistid. Fakt on see, et täna meil Eestis on ju ka alternatiivne taristu olemas, inimesed sõidavad autodega, inimesed sõidavad bussidega. Meie argumentatsioon on ka see, et kui oleks rongiliiklus, siis rongiliiklus oleks kindlasti mugavam, ta oleks turvalisem, ta oleks ekspressrongide puhul kiiremeks ja ajakulu nõnda inimese jaoks, kui ta istub raudteejaamast rongi vagunisse, kus on internetiühendus, kus sul on võimalik oma tööasju teha ja kõike, siis see ajakulu nõnda oleks tunduvalt väiksem kui bussis, kus sa põhimõtteliselt ei saaks neid asju nii vabalt teha täna, eks. Et need on nagu peamised argumendid, aga ja ka see loomulikult, et Läänemaa tegelikult on täna Eestis ainukene maakond, Mandri-Eesti maakondadest, kus raudteeühendus puudub, eks, et see on ka meie argument, et miks Läänemaa peaks olema nagu selles mõttes kuidagi kehvemas seisus kui teised maakonnad. Et ma ütlen selles mõttes, see on raske otsus, aga see on põhimõtteline ja ka poliitiline otsus valitsuse jaoks, eks, ja mina ütlen,
et ainult ei saa taga ajada seda, et vaadata, kas ta on majanduslikult tasuv, kas ta hakkab kasumit tootma, vaid tuleb vaadata nõnda sotsiaalmajanduslikku poolt, tuleb vaadata regionaalset poolt. Et kui me räägime sellest, et me tahame, et ka maapiirkondades ja väiksemates piirkondades elu Eestis jätkuks, siis sellised projektid on ülimalt olulised. Et muidugi on lihtsam kõike suunata Tallinnasse ja kõike panna kokku Tallinnasse, on odavam teha esiteks, on mugavam teha ja nii edasi. Aga ma arvan, sellist Eestit me ei taha, et seetõttu ma arvan ääretult oluline vaadata ka seda regionaalset aspekti selle juures. Ja võiks ju võtta ka seda pidi veel, et kui tahetakse ehitada Rail Balticut, mis hakkab ühendama Tallinnat suurematel linnadega, siis peakski olema selline, kuidas nüüd öelda, juurdeveo raudteede võrk, mis tooks reisijad Balti jaama kokku või siis Ülemiste jaama. Ja veel korra jätkan seda mõtet, et tegelikult jutt ei ole ainult ju Läänemaast, et antud kontekstis me saame kaasata ka Hiiumaa käest, eks ole, kui me jätkame seda Haapsalust Rohukülani seda raudtee lõiku. Ja siin on olnud ka küsimus, et kas kaubavedusid võiks sellel raudteel teha. Et see on üks variant ja ma arvan, seda kindlasti ei tohiks maha matta, sellepärast, et kui tekib võimalusi, siis miks mitte. Aga täna me oleme ikkagi opereerinud sellest teadmises ja nende numbritega, et me räägime reisijate veost. Et lihtsalt neid kaupasid, mida selle raudteel täna vedada, paratamata tundub, et see logistika on lihtsam, kui sa teed seda täna olemasolevate vahenditega, kas sa viid seda siis rekkadega või kuidas iganes, eks ole. Aga loomulikult mina ei lööks selles osas ust kinni, et kui tekib mingid variante, siis alati kaubavedu on see, mis aitab seda reisijate vedu kõrvalt nagu toetada. Aknast langeva valguse voos on iga pilt siin meistriteos ja veel millised raamid vanast kasest tehtud ukse ees kasvanust. Ühel pildil vildist kübaron ja suveking. Järgmiseks annab intervjuu Haapsalu raudtee toetusgrupi liige Enn Eesmaa. Oleme täna külas Riigikogus samuti Haapsalu raudtee taastamist toetava Enn Eesmaa juures. Oleme küsinud juba paljudelt Riigikogu liikmetelt, miks nad pooldavad Haapsalu raudtee taastamist ja kuidas nad selle jõudsid, mida nad teha saavad. Teilt ma küsiksingi lihtsalt, mida teie näete selles Haapsalu raudteeliini tähtsuses? Kas näete, et sellest on kasu Eesti rahvale või on teil mingi isiklik side Haapsaluga? Sellest on kindlasti kasu Eesti rahvale ja ma veel eraldi ütleksin, et sellest on kindlasti kasu hiidlastele. Ma olen valitud Riigikokku Hiiumaalt, Saaremaalt ja Lääne-Eestist ja käies ka enne valimisi ja ka pärast valimisi selles piirkonnas sageli olen ma näinud ja saanud aru, et see liiklus saartelt mandrile ja sealt edasi ja ka tagasi ei ole sugugi lihtne. Näiteks hiidlased on päris suures mures, sest et nende laevasõit on ju tund aega vähemalt ja kuidas sealt siis edasi saab, kuidas saab pärast Haapsallu. Nii et ma olen kindel, et kui see rongiliiklus taastub Haapsallu, siis seda hakkavad kasutama kindla peale paljud hiidlased, Haapsalu inimestest rääkimata. Loomulikult mina olen ju pärit sellest põlvkonnast, kus raudteetransport oli ja on alati jäänud hästi meelde. Kui ma olin laps, siis me sõitsime üsna sageli kitsarööpmelise raudteega Tallinnast Viljandi poole, meie läksime maha Võhma jaamas ja see tunnetus, et rongiga oli tore sõita suvituskohta, see on jäänud kogu eluks. Ja täpselt samuti, kui ma olin Tartu
ülikooli tudeng, siis sageli sõitsin Tartusse Tšaikaga, mis on ju samuti rongiühendus. Ma arvan, et tänases Eestis, kus autokütuse hind on väga kõrge, kus autod maksavad palju, on mõistlik tulla tagasi vanade heade sõiduvahendite juurde ja selleks kindlasti üheks on raudteeühendus. Tallinna inimesed teavad ja need, kes elavad Tallinna lähedal, kui palju kasutatakse praegu elektriraudteed, mis toob inimesi Tallinna lähistelt Tallinna kesklinna. See mõte ja ka lubadus oli sees ka meie erakonna valimislubadustes enne viimaseid valimisi. Me oleme seda võtnud väga tõsiselt ja meie fraktsioonist ja meie erakonna inimesi on selles Haapsalu raudtee toetusrühmas õige mitmeid ja peab ütlema, et see toetusrühm, mille eesotsas on reformierakondlane, on mitukümmend inimest suur. Nii et seda peavad oluliseks mitte ainult keskerakondlased, vaid ka tegelikult kõigi teiste fraktsioonide esindajad ja see on juba jõud, mida tasub ära kasutada. Nii et mina soovin sellele projektile tuult tiibadesse ja loodan väga, et see kunagi saab teoks. Ja meie saate poolt teile ka väike meene. Tänan väga. Autoküljel kinnitatav lipp, millega saate avaldada oma meelsust Haapsalu raudtee suhtes. Meelsus on nüüd ka juba avalikult avaldatud, nii et ma väga loodan, et sellest asjast saab asi. Aitäh teile! Ma olen vaid jalgratas, ent sa rakett. Siin nähes mul maha kohe jookseb kett. Sina kehastad täiust, ma olen praak. Mind pommitab puruks nagu oleks Irak. Ma palun tule lendame taevas me kolm. Koos sina mina õine tähtede tolm. Ja kui sa läbi tööd nagu teras lind, siis vaevalt valid muud kui mind. Make-up näol just nii kui õlimaal. Sa tellid kroonikat ja käid vahepeal välismaal. Su hingus ninast on jumalik ürt. Ma sinu kõrval kallis olen putuka mürt. Ma palun tule lendame taevas me kolm. Koos sina mina õine tähtede. Ja nüüd oleme stuudiosse palunud aktsiaseltsi Lääneraudtee juhataja Rein Riisalu. Aktsiaseltsi Lääneraudtee juhataja Rein Riisalu. Kui kaugel Riisipere ja Turba raudteelõigu rajamisega olete? Kas oskate öelda, millal kopp maasse läheb või kuidas raudtee puhul, millest see algab? No, me oleme käinud välja konkreetse aja, et 2016 lõpp, siis kui on liiklusgraafiku muutmise aeg Eesti raudteel, et siis võiks lülitada Turba Riisipere raudteevõrgustiku koosseisu. Nii et puht nii-öelda projekti tehniliselt me oleme selles mõttes ajakavas, et kui me räägime projekteerimisest ja raudtee ehitamisest, siis järgmine suvi oleks ehituseks sobiv aeg ja kui sügisega saab selle kõik ühele poole ilusti, siis me võiks aasta lõpuks avada. Kaua selle lõigu ehitamine aega võtab? No selles mõttes, et puhtalt ehitamise mõttes? Jah, et eks see sõltub nüüd natuke tehnoloogiast, et mida on võimalik kasutada. Aga kui me räägime nagu näiteks mõnest üksikust etapist, siis näiteks rööpaid on tänapäeva tehnoloogia suuteline maha panema kiirusega 800 meetrit, 1000 meetrit päevas. Nii et see 6,5 kilomeetrit on nii-öelda näpuga järgajades nädala aja töö, eks ju. Aga loomulikult see eeldab seda, et lisaks sellele tuleb ka tamm korda teha, see tähendab seda, et ka siis kui rööpad on maas ja liiprid, et siis tuleb ka täiteks ballastkillustik tuua. Täpselt samamoodi on vaja kontaktvõrgu postid, kontaktvõrk paigaldada. Nii et me töörinde poole pealt räägime ikkagi nagu mitmekuisest tööst ära teha. Aga jällegi võrdluseks, et kui ehitati Türi-Viljandi raudteed, siis põhimõtteliselt kopp löödi nii-öelda maasse aprill-mai ja aasta lõpus jõulude ajal
võeti raudtee kasutusse, see oli siis 55 kilomeetri pikkune lõik, tõsi küll, ilma elektrita lõik. Kas töö algabki nii, et lüüakse mingi kopp maasse või tuleb siis buldooser lükkab siledaks selle jalakäijate jooksuraja sealt pealt või? Jah, et seal neid tegelikult ütleme ikkagi kõik algab mõõdistamisest looduses, et kui projekt on kinnitatud ja on ehitusluba antud, et siis järgnevad mõõdistustööd, et täpselt paika panna, kus kohta see tamm täpselt jääb. Et tänane tamm on natuke liiga kitsas, ehk seda tammi tuleb laiendada ja see jalgrattatee, eks ole, killustik, mis seal peal on, selle killustiku tehnilises keeles fraktsioon, võtab peenike killustik, et rattad seal peal sõita saaks, et see peenike killustik tuleb kokku koguda, seda ei saa muldkeha ehituses kasutada, aga et siis olemasolevast muldkehast võetakse, ütleme, 30 sentimeetrit pealmiskihti ära, selle võrra siis tehakse alust muldkeha laiemaks. Põhikka kannab. Ja siis see 30 senti taasteede tehakse graniitkillustik. Nii et seal, mis täna praegust on lubjakillustik, aga raudtee nõue on see, et seal oleks graniitkillustik siis see, mis hoiab liiprid ja rööped paigal. Raudtee ehitatakse siis erarahadega? Raudtee ehitatakse erarahadega, vähemalt me oleme täna sellise plaani teinud. Et ma ei välista seda, et töö käigus selgub, et riigil on mõistlik näiteks rakendada täpselt sama printsiipi, nagu on kõikide teiste raudteede ehitamisel olnud, kus mingi osa näiteks on Euroopa Liidu vahendid. Täna me teame, et aastani 2020 Euroopa Liidu vahendid on planeeritud ära, Haapsalu raudtee, aga Turba raudtee selles nimekirjas ei ole, aga nagu igal perioodil töö käigus selgub, et mõni objekt võib olla, mis on plaanitud kallimaks, on võimalik odavamalt teha ja võib tekkida mõningaid reserve riigil ja see võib olla näiteks üks otsustuskoht aasta pärast, et ikkagi mingisugune osa sellest raudteest või mingisugune osa töödest toetada siis näiteks Euroopa Liidu vahenditega. Kui nüüd ettevõtjad ehitavad raudtee valmis, siis lähebki, kui rööpad on maas kuni Turbani, siis ongi nüüd vaja siis poliitikute abi selleks, et majandusminister paneks ka rongi sinna rööbaste peale. Absoluutselt, et teisisõnu, et need kaks asja peavad nagu käsikäes käima, et teha lihtsalt raudtee, mida keegi ei vaja ja keegi kasutada ei saa, et sellel ei ole mitte mingit mõtet ega otstarvet. Küll on aga olnud kogu aeg jutt nagu selle poole peal, see kogu aeg tähendab ilmselt 10 aastat, et raudtee on väga kallis, raudtee ehitamine on kallis, seda raha riigil ei ole, see raha, mis riigil on, läheb teiste oluliste objektide jaoks ja nüüd selleks, et me selles mõttes sellisest patiseisust nagu välja saaksime, et see on nüüd see erainitsiatiiv, et oleme valmis, et võtame pankadest laenu, ettevõtjad on ise valmis panema oma raha mängu, tingimusel, et teeme selle raudtee sellisele kujule, nii nagu kehtiv kord ette näeb, et rongid, mis on tegelikult ju täna soetatud, et need rongid saaksid sõita ja teeme seda siis kõigepealt väikese sammuga, teeme siis Turbani, siis on kõik näha, kuidas kulud kujunevad, kuidas lubadused, mis me oleme andnud, täituvad ja kuidas inimesed sõitma hakkavad. Ja kuidas ka inimesed sõitma hakkavad, jah. Absoluutselt. Sellega vist Turbas ei tohiks probleemi olla, sest käin tihti nii Riisiperes kui Turbas ja mulle tundub, et Turba on palju suurem asuva. Tähendab, viimase selline ametlik loendus oli rahvaloendus 2011, et siis tõepoolest, et see number näitas, et Turba on suurem kui Riisipere, on ka suurem kui Vasalemma, mis mõlemad on siis Keilast lõunasse jäävad Harjumaa asulad. Nii et mis ta nüüd seal, ütleme, 2015 detsembri seis on, et ma tõesti nii täpselt ei tea, aga selles mõttes, et Turbal, kui rääkida inimestega Nissi vallast, Turbal on selles mõttes olnud palju kurvem saatus kui mitmel teisel Harjumaa piirkonnal ja Harjumaa asulal. Nimelt, kuna see raudtee sinnani ei ulatunud, ma pean silmas reisiraudtee, siis veel 20 aastat tagasi oli Turba tegelikult 2 korda suurem kui Riisipere ja täna need on nagu samas suurusjärgus. Sest inimesed on lihtsalt ära kolinud. Inimesed on lihtsalt ära kolinud ja sellest piirkonnas ainukene gümnaasium oli Turbas olukorras, kus lihtsalt inimesi on ära kolinud, siis on ka see gümnaasium muudetud põhikooliks. Nii et eks ta tegelikult ongi selge näide sellest, et kui häid ühendusi ei ole teiste piirkondadega võrreldes, et lihtsalt need asulad, need hääbuvad lihtsalt.
Ja ongi juba hääbunud ju Jah. tervel sellel vanal liinil. Just. Muide, kui te saate rongi sinna sõitma, need vanad jaamad, ma olen pannud tähele, vist seal keegi elab sees enamuses neist jaamadest või mis neist majadest saanud on? No see on nüüd kõik on erastatud. Jah, et kõik on nagu ikkagi nii-öelda juhtumi või case by case nii-öelda lahendused. Et kui me räägime Turbast, et siis Turba jaama hoones, kus muidu oli siis reisitootepaviljon, et seal on eraettevõtjad, seal on perearste keskus näiteks, nad on maja väga kenasti korda teinud, see on selles mõttes nagu leiab ilusti rakendust, et ma arvan, et raudteearhitektuurina on see väga väärt. Nüüd, kui me räägime nagu puhtalt raudtee vajadusest, et kui reisirongid hakkaksid Turbani sõitma või hiljem ka teistesse piirkondadesse Läänemaal, et siis sellist kassat või ootepaviljoni nagu tänases plaanis kindlasti vaja ei ole, nagu ta oli siin aastat nagu 50 või 100 Piisab lihtsalt paviljoniga perroonist. Jah, just. Ehk teisisõnu, kui me perroonist räägime, siis perroonil peab olema ootepaviljon, mis kaitseks siis vihma ja tuule käest ja Elron täna müüb ikkagi suurema osa oma piletitest rongides, kassad ongi tegelikult ju Balti jaamas ja kui ma eksin, siis ka Keilas jätkuvalt. Nii et selles mõttes sellist nagu teeninduspunkti meil nagu vana jaamahoone näol vaja ei ole. Ja ongi tänaseks kõik. Täname vaatamast ja head vana aasta lõppu kõigile. Taevakarva vaagun kärnelt mõõdab maad, hoogu iga ratas lisab veel. Miks küll see päev nii ruttu otsa saab, miks ei kesta terve aasta see? Teele nüüd, pikk on tee, algust ja lõppusel varjab silmapiir. Tundmatust lubades vaagun suur sinine, veered ja igaüht kaugustesse viib.